Võrumaa on kant, kus saab loodusega omavahel olla. See on siin hämmastavalt mitmekesine ja puutumatult ürgne, kas või juba Pärli jõgi, ilusa nimega ja üllatusi täis. Meie selja taga kohiseb üks kummaline veetakistus ja selle nimi olla siin Pärli jõel kalatrepp. Esimest korda kuulen sellist väljendit. Mida see endast kujutab? No see kujutab sellist võimalust ehitist, mis aitab kalal siit üles pääseda. Kui siin oleks pai sees, siis kalad ei saa kuigi kõrgest tõkkest üle ja nende kudemisränne jääks katki. Aga nüüd on välja mõeldud selline kalapääs või kalatrepp või kus on 3 astet pandud vette ja see kukkumine nii-öelda lang on ära jaotatud siis, et kala saab siis nii-öelda jupphaaval üles sellest, et kus ta ei saaks, kui ta üks konkreetne tõkke ees oleks, ta ei saaks, siit ta saab. Kalal on pärast seda treppi moodustamist parem elada ja olla? Kala käib siin kudemas ja isegi ta on nii väärt koht, et siia tuleb merest kala kudema, et ma arvan, et see ongi nii-öelda Eesti rekordkoht kauguse mõttes, et siia tuleb läbi Koivajõe ja Mustjõe tuleb siia merest meriforell ja jõesilm kudema ja see on praegu me oleme umbes 300 kilomeetri kaugusel merest. Nii et see on nii väärtuslik kala, kuhu ta tulla tahab, et ta on nõus nii-öelda 300 kilomeetrit vastuvoolu ujuma ja siis veel meriforell ujub tagasi, aga jõesilm tema sureb pärast kudemist. Et kalal oleks hea, maksab inimene selle eest peale. Mis rahadega? Neid rahasid on nii, põhiliselt praegu makstakse Euroopa Liidu rahadest, ühtekuuluvusfondist on nad pärit, aga see on ka läbi Eesti eelarve, aga siis ka Eesti eelarvest, nii et laias laastus ikka Eesti maksab. Aga see ei ole mitte ainult sellepärast, et oleks kaladel hea, et see on ka ikkagi, et oleks inimesel hea, et Eestis on harrastuskalastajaid väga palju, üllatavalt palju. Et 2010. aastal loendati neid umbes 290 000 ja kui võtta kordade arv, siis mis nad kõik käisid, osa käis vähem, osa rohkem kalal, siis kindlasti minu arvatust mööda ta kindlasti ei jää alla muuseumikülastuste arvule ja mis ei ole mitte etteheide muuseumidele, vaid vastupidi, et ta rõhutab selle kalapüüdjate jõgede väärtust, ütleme kalapüüdjatele. Et kalapüügi, harrastus, kalapüügi tähtsus, nii-öelda avalik tähtsus on väga suur. Kas ja kui palju teid meie vastsest superpealinnast Brüsselist siin kontrollimas käiakse, et ikka kalade trepp õigel määral kohiseks ja seda forelli jätkuks ja keegi äkki siin käib koguni näpuga viibutamas? Ma ei ole nüüd kuulnud, et siin keegi päris kontrollimas on käinud, et kui tullakse kontrollimas, tullakse selle teinekord rahakasutust, et kas see töö on õieti tehtud, kas raha on õieti sihipäraselt kasutatud, aga selle finantseerija oli siin Keskkonnainvesteeringute Keskus ja küllap ta käis. Eesti pakatab praegu kõiksugu sorti forelli tiikidest. Need on paigad ja kohad, mis teid kui kalateadlast vaevalt huvitavad? Jah, nad ei huvita, aga kui nad on siia otse selle jõe kaldale tehtud, siis ainuke hirm on alati, kui nad kasutavad sama jõe vett, et kui tuuakse nendega mingi haigus sinna tiiki, et see võib levida siia jõkke ka, nii et see on see huvi nii-öelda. Pigem hirm selline ettevaatus, aga muidugi ei nad huvita.